USA ründas äsja Qasemi saart jälle, mis teeb sellest juba 5. korra, kui Ameerika väed on viimase 3 kuu jooksul seda väikest saart tabanud. Põhjus, miks nad sinna ikka ja jälle tagasi lähevad, on see, et see saar on nüüd kõige olulisem maatükk, mis Iraanil on ülemaailmse majanduse ja energiaturgude vastu. Näite, see on kogu Pärsia lahe suurim saar, umbes 500 ruutmiili suurune, mis teeb selle suuremaks kui Singapur. Ja see asub vaid 40 miili kaugusel Iraani lõunarannikust otse Bandar Abbasi vastas. Lisaks sellele asub see otse Hormuzi väina suudmes, kitsas pudelikael, mis juhib umbes 1/5 maailma nafta ja veeldatud maagaasi voogudest iga päev. Või vähemalt juhtis seda enne sõda. See tähendab, et see, kes kontrollib selle saare ümbruse õhuruumi ja vett, saab sisuliselt otsustada, kui palju naftat Lähis-Idast välja liigub. Just sellepärast nimetab Iraan seda saart uppumatuks lennukikandjaks. Tegelikult on Iraan juba aastakümneid teadnud, kui oluline see koht on ja just sellepärast ehitasid nad selle saare alla terveid raketilinnu. Keegi tegelikult ei tea, kui palju tunneleid neil pinna all on või kui tihedalt need on täidetud ballistiliste rakettide, kiirete ründedroonide ja kiirkaatritega. Kuid need kõik teenivad ainult 3 eesmärki. Esiteks, sulgeda Hormuzi väin kohe, kui Teheran annab rohelise tule. Teiseks, hoida Hormuzi väin suletuna nii kaua kui vaja. Ja kolmandaks ning viimaseks, teha täielikult kahju igale tsiviillaevale, mis üritab Hormuzi väina ületada ja hoiatusi eirab.